Tere tulemast Musta kassi tara lugemisse Kalad. Siin on lugemine teile nädalaks 12–18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab väga hästi, see algab soovide täitumise kaardiga. Et karikate 9 minu jaoks on alati selline soovide täitumise kaart. Aga edasi tuleb siit mõõkade 8 ja mõõkade 8 ütleb mulle seda, et teie ei suuda uskuda, et teie soovid võivad täituda või et nad on juba täitunud. Teil on silmad kinni seotud, teie ei näe oma soovide täitumist, ei saa aru, et need võivad täituda. Edasi tuleb see kitsimehe kaart. See on müntide 4. Müntide 4 tähendab minu jaoks seda, et keegi, kellel on raha, energia või aeg, mida jagada, kulutada, temast ta teha ei taha. Ta istub seal oma selle ressursi otsas ja ei taha mitte midagi kulutada. Aga kõrval on siin müntide 2, mis ütleb, et nüüd on aeg leida tasakaal selle hoidmise ja kulutamise vahel. Ma ei tea täpselt, aga mulle tundub nii, et see selline, oletame, et raha kinnihoidmine või see hirm vaesuse ees, sest siin all on see vaesus, tähendab minu jaoks see müntide 5 tähendab vaesust. Ja teil on hirm vaesuse ees. Aga ma saan nii aru, et see on seotud kuidagi selle peoga, mis siin all on. Et see karikate 3 tähendab minu jaoks pidu, see tähendab head seltskonda, sõpru, naeru, lõbusat olemist. Ja mina saan asjadest nii aru, et kui teie, no hea küll, te ei näe seda, et teie soovid täituvad, aga need täituvad ja teil on lihtsalt vaja see side silmadelt ära võtta ja vaadata. Ja võib-olla te ei taha investeerida sinna peosse, te ei taha minna sinna nädalavahetusel, keegi korraldab mingi peo, teie ei taha sinna minna, te ei näe mõtet sellel oma aja ja energia ja raha kulutamisel. See on täitsa mõttetu pidu, miks ma sinna lähen. Mina soovitan teil siiski seda kaaluda. Ja kaaluda sellepärast, esiteks, et seal on suurepärane seltskond, aga mina näen ka seda, et kui teie seal ära käite, siis teil on vabanemine. Siin on mõõkade 6, mis näitab seda, et te sõuate rahulikumasse vette. Et te sõuate lihtsalt rahulikumasse vette sellest pingelisest olukorrast, kus te tunnete ennast lõksus olevat, kuigi tegelikult on teie elus kõik hästi. Mis sellesse kulutamisse puutub, ega mina ei ole siin hea nõuandja selle koha pealt, aga lihtsalt eluseadus on selline, et raha peab liikuma. Et kui te leiate siiski, et te tahaksite seal peol olla, siis tehke väikene panustage oma aega sõpradega koos viibimise peale ja võib-olla tulevad sellest koos viibimisest mingisugused head ideed, võib-olla tulevad mõned rahustavad sõnumid, et võib-olla te näete, et see asi polegi nii hull ja võib-olla te näete ka seda, et teie soovid tegelikult täituvad, sest mina seda näen, aga ma ei tea, kui hästi teie seda näete ja kui te veel ei näe, siis võib-olla järgmisel nädalal näete paremini. Aga ma võtsin teile ühe kaardi ka enda karmatervenduse kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile tuli selleks nädalaks. Ahaa, sea tervislikud piirid, ütleb see kaart. See tervislikud piirid kaitsevad sinu energiat. Seisa kindlalt selle eest, mida sa vajad, et õitseda. No jah, ju siis tulebki piirid seada, tervislikud piirid, et ärge siis liialt kulutage, aga ärge ka nii väga hirmsasti kokku hoidke. Mis ma oskan teile soovitada, tehke targad otsused sellel nädalal ja vaatame, mis järgmine nädal toob. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.